Tere kõigile, kena laupäeva, et olete võtnud poolteist tundi, et natukene meeskonnatöö parendamisest mõelda koos minuga, natukene kommunikatsioonist rääkida, kui sellest võtmest parema meeskonnatöö poole. Et siin pealkirja all on väikselt ka juhi jutud kirja pandud, kuna me selle pealkirjal all nagu läbi meeskonnatöö sai väljendatud, siis ilmselgelt kõik, kes meeskondades mingisuguseid asju teevad, te kas olete selle meeskonna liidrid või peate olema valmis meeskonnas liidri rolli haarama, seega valmisolek mingisugusel moel saada juhiks, juhtida teisi on teil juba olemas. Või siis vähemalt te mõtlete selle peale, et võiks ju proovida. Ja loomulikult, kui te iseenda suhtlusoskusi tahate paremaks saada, siis iseennast juhite te kindlasti. Nii et see juhi jutud on siin minu arvates väga õigel kohal. Nüüd natukene iseendast ka, kes ma olen, miks ma siin olen. Ma olen 20 aastat olnud ettevõtja. Küll mu põhiteemaks on olnud juhtimiskonsultatsioon, strateegiakoolitused, meeskonnatöö koolitused, corporate change või siis muutuste juhtimise koolitused ja sellealased projektid, ka pikad projektid. Ma olen olnud seotud umbes 15 ettevõttega, hästi palju metallitöö ettevõtteid nii juhatuse liikmena kui nõukogu liikmena, puidutöötlemises juhatuse liikmena, turismis juhatuse liikmena, turismibüroo juht ja need erikeemia tooted, mis seal kirjas on, tootsime bürotehnikat, meil oli bürotehnika tehas. Selline bürotehnika, mis mitte ei ole ilutulestik, vaid mida kasutatakse kaitseväe väljaõppes. Et väga erinevaid asju on saanud teha ja 25 aastat, natuke rohkem on ka erinevat juhtimiskogemust, peamiselt erasektorid, siis need ettevõtted, mis ma ette lugesin, kindlasti ka MTÜ, olen alates aastast 1999 kuulunud sellisesse toredasse noorteorganisatsiooni nagu Eesti Ettevõtlike Noortekoda ja selles siis nii-öelda teinud ka läbi kogu karjääri, mida siis teha saab ühes rahvusvahelises organisatsioonis. Ja praegusel hetkel siis see avalik sektor tähendab seda, et ma juhatan viimased 2 aastat Viljandimaa arenduskeskust, et me aitame Viljandimaa ettevõtetel kiiremaks ja rõõmsamaks saada. Kes tahab natuke pikema kohta lugeda, siis mu isiklik firma, millega ma koolitusi teen, on 3 head tegu, et selle alt saab siis mu kohta natuke rohkem teada ka. Miks ma nüüd sellest siis, kui me teemade juurde vaatame, siis ilmselt 3 asja, millest ma tahaks rääkida. Üks on siis kommunikatsioon kui meeskonnatöö üks edu võtmeid, millel see põhineb, mis on need nagu eeldused, mis tuleb selgeks saada ja milliste tööriistadega me saame nagu oma asju üldse ajada. Ja teiseks vaatame natukene inimtüüpe, vaatame meeskonnas tekkivaid rolle ja kuidas need kommunikatsiooni muudavad või kuidas need kommunikatsiooni soodustavad, kui me neist aru saame. Ja lõpuks siis vaataks natukene nippe ja trikke, et kuidas võib-olla mõned asjad nii-öelda, kui võtta kas või 1 või 2 neist oma tööriistakasti, et siis nad võiksid teha lihtsamaks seda suhtlust, mis teil oma meeskondades on või oma meeskondade käima jooksmisega on. Nüüd tänase päeva reeglid on hästi lihtsad, nagu selles mõttes, et kui kellelgi küsimus on, siis võite rõõmsalt võtta kohe oma mute'i maha ja küsida oma küsimust või kui ei taha kõva häälega küsida, siis tippige oma küsimust chatti, ma hoian sellel ka silma peal ja vahepeal vaatan sinna ja katsume need järjest ära vastata, et oleme nii-öelda interaktiivsed, et ei oleks lihtsalt minu monoloog, et see ei ole ka väga lahe.
Pigem võib-olla, kui te tahate mingisugusest teemast natukene rohkem teada, kui mina viitsin rääkida esimese hooga, et siis andke märku ja räägime sellel teemal natuke pikemalt. Vajadusel arutleme siin kogu pundiga, kes meil on. Et 18 inimest, see on päris palju kogemust, päris palju mõtteid, on ju, et katsume ka sellest poolest siis võtta parima välja. Kommunikatsioon veel kord, et mis see on siis, et hästi tihti meie see kommunikatsioon jääb ülipealiskaudsele tasemele ja sellisele pealiskaudsele tasemele jäädes võib juhtuda, et me ei mõista üksteist. Et seesama, et see pilt võib-olla iseloomustab seda hästi, et tule 4. korrusele majas, kus ei ole aru saada, kus üks korrus lõpeb, teine algab või mismoodi see asi toimib, eks ole. Et me ei oska valida nagu seda, et kui palju infot jagada. Me ei oska kontrollida, kas info jõudis kellegile kohale. Me ei julge öelda, et me ei saanud ise aru ja selle taha võivad jääda nagu päris paljud asjad. Ja kui me võtame meeskonnatöö, siis meeskonnatöö tähendab seda, et kellegi töö ei ole valmis, kuni lõpptulemus ei ole saavutatud, eks ole, sest see on meeskonnana toimimise mõte. Ja kui me üksteisest aru ei saa, siis lõpliku tulemuse saabumine võib nagu kuskil hästi kaugele edasi lükkuda või siis jääbki saabumata, eks ole. Et nendime kuskil mingil hetkel, et ei tulnud välja, mis vahel on ka tore tulemus, aga ei ole ilmselt see, mida me ise ootasime. Et räägime siis kommunikatsioonist, räägime meeskonnatööst ja selle paremaks tegemisest. Taustast ja eeldustest. Kõigepealt tuleb aru saada sellest, et mis asi kommunikatsioon üldse on ja kus ta nagu asub meie suhtlusmaastikul, mille poolest ta informeerimisest või mingist muust asjast erineb. Ja selle pildi ma olen näpsanud Ülo Vooglaiu ja Aivar Hallari käest, et Ülo on selle kunagi välja öelnud kõva häälega, Aivar on sellele vormi andnud ja kuna ma nende mõlemaga käin palju läbi, et siis nad lahkelt lubavad seda kasutada, kui ma need nimed juurde kirjutan, et vaatame seda Ülo mõttekäiku natukene siin. Et suhtlemine ja kohtlemine, nagu näete, on siis erinevad tasandid, eks ole. Ja mõte sellel asjad ongi siis see, et informeerimine tähendab seda, et üks inimene annab info edasi, ta ütleb, mis tal öelda on ja teda ei huvita, mida teine pool selle info saaja arvab. Et informeerimine tähendab ühesuunalist info liikumist. Kui see ühesuunaline info liikumine paneb inimesed mingisugust asja tegema. Paneb tegema seda, mida infoandja sisuliselt käskis, siis on tegelikult tegu manipulatsiooniga, kui need inimesed ei saa arvata midagi selle kohta, et kas see, mida nad tegema hakkavad, on õige, kas see, mida nad tegema hakkavad, kas seda peaks tegema just nii, nagu infoandja seda teha käskis, et seda nimetatakse kohtlemiseks. Siin siis infot jagav inimene peab teist poolt sisuliselt taustaks, mõttetuteks subjektideks, keda võib käsutada ja panna tööle nii, nagu tema tahab. Ja nende arvamus ei lähe talle korda. Kommunikatsioon on alati kahepoolne suhtlus. Üks pool annab infot, kontrollib, kas teine pool sai sellest aru ja mitte ainult, et kas ta sai aru, vaid ka kontrollib, mida teine pool sellest arvab. Kas nad on sellega nõus, mis see info sisaldab, kas sealt on veel arendusruumi, arutlusruumi, kas seal peaks veel midagi juurde otsustama või siis koos lööma lukku selle, et jah, see on õige informatsioon, jah, see on väärt edasiliikumist, edasi uurimist, edasi tegutsemist. Ja kui see on nüüd kahepoolne otsus, et me liigume selle infoga edasi, et me hakkame koos tegutsema, et siis ei ole enam tegu selle järgmise sammuna manipulatsiooniga, vaid interaktsiooniga. Ehk siis mõlemad pooled saavad aru, miks ja mida nad teevad ja mis see tulemus kaasa toob. Ja see on suhtlemine.
suhtlemine, kus mõlemad osapooled suhtluses on võrdsed partnerid. Üksteisest peetakse lugu ja üksteise arvamusega arvestatakse. See ülemine pool, see suhtluse pool on tegelikult siis meeskonnatöö võti. Ja see alumine pool on selline autoritaarse juhtimise tööriist. Mina ütlen, kuidas asjad käivad ja teie lähete ja teete ja küsimusi esitaks. Et siis peame selle meeles siit, et informeerimine on ühepoolne info jagamine, kommunikatsioon on kahepoolne info jagamine ja järgmiste sammude suhtes kokkuleppimine. Nüüd kommunikatsiooni eripära, info edastamise eripära on see, et kui meil on vaja mitmes astmes seda edasi anda, algul ühel inimesel, siis üks inimene läheb ja räägib teistele inimestele, siis peame arvestama seda, et see info hakkab muutuma. Juba järgmises info edastamise etapis on see tegelikult muutunud või siis nii-öelda see filtrisse kinni jäänud. See filter, millest siin räägitakse, on siis selle info vastuvõtja arusaam, mis see on, mis talle räägiti. Ja see filter sõltub siis tema teadmistest, sõltub tema suhtumistest, hoiakutest ja nendest läbi murda, seal muuta midagi on mõnes mõttes raske, kui need asjad ei ole läbi arutatud ja seda arusaamist kontrollitud, mis see nüüd on täpselt, millest me räägime. Kommunikatsioon ei ole ka see, kui me saadame kellegile e-maili, kus me ütleme, et need failid on seal või et vaata ise sellisest raamatust, aga me ei viita, kus seda raamatut saab näiteks. Et see on seesama informeerimise jutt. Et katsu midagi teha, vaata ise, kuidas saad. Idee poolest kommunikatsioonis infot jagav osapool peaks tegema infost arusaamise, info kätte saamise hästi lihtsaks. Et kui kusagil on nii-öelda see memo, mis kunagi oli saadetud, siis selleks, et sellele tähelepanu juhtida, tuleks see uuesti saata. Selleks, et kui sa tahad, et inimesed mingi failiga tegeleks, saada see fail kaasa selle teatega, eks ole. Kui sa tahad, et inimesed mingid raamatut loeks, näita neile seda raamatut, ütle, kus sina selle said. Et nad oskaksid astuda järgmisi samme kiiremini, mitte ainult ei saaks teada, et siuke raamat on olemas. Nüüd info liikumise ahela käivitaja ei pruugi olla alati juht. Seda me näeme meeskondade hästi tihti, et info võib hakata liikuma ükskõik millisest meeskonna liikmest. See võib tulla ka väljaspoolt hoopis mingisuguse signaalina. Ja me peame arvestama siis sellega, et kui see info meieni jõuab, siis me peame olema ise ka valmis arutluseks. Mitte ei tohi sõna otseses mõttes öelda, et issand, mis see nüüd on, et see on mingisugune vale jutt. Arutame kõigepealt, kus see info tuli, kus see alguse sai, kuhu sellega jõudma peaks. Ja meie kui juhtide asi, kui info liikumise selle voo juhi asi on siis vaadata seda, et info liikudes motivatsioon ei kaoks. Ja motivatsioon ei kao sellisel juhul, kui sõnum ei muutu. Kui me leppisime kokku, et see on see asi, see on õige asi, mida teha on ja siis me vaatame, et järgmises lülis, info jagamise järgmises lülis, see ära ei kaoks, et seal ta ei muunduks. Et ei oleks äkki see lugu, et kuskil kolmandas info edasiandmise kolmandas lülis on äkki see kommunikatsioon muutunud informeerimiseks. Et see on see, mille me peame jälgima, sest et kui inimestel motivatsioon kaob ära, siis mingil hetkel nad võivad hakata teile hoopis vastu töötama. Ja seda puhtalt sellepärast, et nad ei saa sellest infost aru, mida te jagasite. Siit edasi minnes nüüd on terve hulk asju, mida saab mõjutada ja asjad, mida ei saa mõjutada. Ja enne kui me hakkame infot jagama, peame vaatama, mis taseme info meil on. Kui me hakkame siit parempoolsest ülevalt nurgast liikuma, siis mida saab muuta üsna lihtsalt, teadmisi ja oskusi saab üsna lihtsalt muuta. Me otsustame, et meil on seda teadmist juurde vaja, me arutame, et meil on seda oskust juurde vaja, me mõtleme välja, kuidas me seda teadmist ja oskust juurde saame ja me hakkame koos tegutsema, et seda teadmist ja oskust juurde saame. Õpime juurde, leiame mentori, leiame coachi, teeme koos temaga, käime praktikal, mis iganes, teeme mingisuguse katsesündmuse, pilootprojekti ja me saame selle oskuse ja teadmise juurde. See on üsna lihtne lugu ja kui me oleme selles nagu tasemes, oma kommunikatsiooniga ja liikumisega, siis seal on kommunikatsioon kiire,
järgnevad sammud on kiired ja me saame liikuda nagu edasi üsna lõpus. Ühine otsus sinna poole sellepärast ja läks edasi. Mida saab mõjutada, mida on natuke raskem mõjutada, on inimkäitumine ja erinevad kokkulepped. Ja siin on nüüd ka üks nagu eeldustest, et kui te hakkate mingisuguse meeskonnaga midagi tegema, siis need kokkulepped tuleb sõlmida ja osad kokkulepped puudutavad omavahelist käitumist. Sest meil igal ühel on meil käitumises mingid omad jooned, lapsepõlvest pärit mingisugused harjumused ja läbi selle, et me lepime kokku, et me teeme neid asju nii näiteks. E-mailile vastame 24 tunni jooksul. Kui ma ei saa vastata nagu, et asjad on tehtud või liikunud, siis ma vastan, et ma tegelen, et teine pool näiteks teab. Et see, et kui keegi ei võta telefoni kohe vastu, siis ta helistab pärast tagasi ja nii edasi. Me lepime asjad kokku. Vajadusel paneme ka kirja. Tegelikult kirja panemine kokkulepete sõlmimise juures on hästi hea, sest et kui asjad pole kirja pandud, siis pärast mäletavad kõik nii, nagu neile mugav on. Et kui me sõlmime mingid kokkulepped oma meeskonnaga, siis paneme need kirja, aeg-ajalt vaatame need üle. Võib juhtuda, et töö käigus mõnda kokkulepet on vaja muuta. Ja see, kes on parasjagu meeskonna liidri rollis, kes on juhi positsioonil, tema asi on tegelikult jälgida, et need kokkuleppeid täidetaks. Me pärast räägime ka sellest, kuidas see ühiste kokkulepete täitmise jälgimine on tegelikult küll kogu meeskonna asi, aga sellel liidril on see igapäevategevuse üks oluline osa. Nüüd, mis muutub visalt, aga ka jälle kokkulepete põhjal saab nendega vaikselt tegeleda. Kui üksteist toetada, saab siis seda teha, need on uskumuste ja hoiakute muutmised. Uskumused ja hoiakud tulevad meile kaasa lapsepõlves, sõnotses mõttes. Enne 7. eluaastat oleme me isiksusena välja kujunenud oma uskumuste ja hoiakutega ja üldjuhul järgnev lapsepõli kuni täisealiseks saamisena, ta kipub kinnistama seda, mis me oleme varem omandanud. Need mõttemustrid, mis meil on varem omandatud. Ja neid saab muuta läbi selle, et me kõigepealt suudame fikseerida, et mul on selline mõttemuster või uskumus või hoiak. Ja ma saan aru, et see takistab minu kas koostöös, võib-olla minu arengus, et ma otsustan teadlikult seda muuta. Ja siin on vaja, kui see otsus tuleb, siis palun andke oma meeskonnale teada. Mul on niisugune harjumus, mul on selline hoiak, et palun aidake mul seda muuta, et ma ei solvu, kui teile juhiti mu tähelepanu, et näe, ma läksin sellesse mustrisse. Aga siin on kokkulepped, siin on tihtipeale vaja välist abi. Ida kindlasti mõjutada ei saa, on see intellekt, eks ole. Me oleme täpselt nii nupukad, kui me oleme. Me oleme nii tugevad, kui me oleme. Loomulikult seda saab ka trennida ennast tugevamaks. Aga lõppude lõpuks üldiselt, kui sa oled mees või sa oled naine, siis sa oled mees ja oled naine. Rahvus loomulikult, üldine bioloogia, isikuomadused, ikkagi on terve hulk asju, mida me ei saa mõjutada. Aga me saame nentida isikuomadustega, kui me oleme endale selgeks teinud, et minu tugevused on need, minu nõrkused on need. Kui ma olen oma meeskonnale teada andnud, et mul on need tugevused, mul on need nõrkused, siis teised teavad nendega arvestada. Ja see on juba ise, mis aitab nagu selle kohalt edasi. Et kuigi seda mõjutada ei saa, siis me katsume seda ära kasutada oma töös. Just seda, et me kasutame su tugevusi rohkem ja me katsume sulle siis mitte lükata ülesanded, mis su nõrkustega võib-olla vastuollu satub. Mis veel? Kui me plaanime mingeid muutusi, me plaanime mingisugust uut projekti, me plaanime midagi teha teistmoodi kui varem, siis peame aru saama, et kõik inimesed ei tule kunagi meiega kohe kaasa. Enamgi veel on terve hulk inimesi, kes ei tulegi meiega kunagi kaasa. Tavaliselt see on niisugune nüüd Jari Kukkoni raamatust läbimurre on nüüd see võetud praegu see pilt, aga Jari on uurinud just neid muutuste asju hästi palju ja ta ütleb, et kui sa ütled, et teeme nüüd mingit niisugust uut asja, siis umbes 3% inimestest on need, kes ütlevad kohe, jaa, muidugi teeme, hurraa, on ju. Ja umbes 3% need, kes on täiesti kindlalt vastu, seda asja me ei tee mitte mingil juhul.
Nüüd passiivselt poolt on mingisugune 17–20% ja passiivselt vastu 17%. Kellega nüüd tegelema peaks tegelikult need entusiastid ja siis sina kui näiteks idee autor on tegelikult need üles leida need, kes on passiivselt poolt, sest nemad hakkavad sinuga kaasa tegutsema, eks ole. Ja vaikselt tuleb koos nende siis entusiaste ja passiivselt poolt olevate inimestega tegeleda nendega, kellel on ükskõik, et saada need oma paati. Kõige raskem on selle punase osaga need, kes on passiivselt vastu, sest nad võivad teha teie nina all näo, et nad on täitsa huvitav mõte, et teeme seda koos muidugi, aga tegelikult nad ei tee. Ja küla vahel lähevad räägida, et täitsa hullu mõttega tuli see vend välja või see tüdruk välja. Et me peame neid vaikselt üles leidma, aga nende selle suhtumise muutmine, nende suhtumise muutmine on kõige raskem. Need, kes on aktiivselt vastu, need ütlevad kõva häälega välja, et nad on vastu. Ja selles mõttes on hästi lihtne, et sa saad mõelda välja argumendid, nendega argumenteerida. Aga need, kes on passiivselt vastu, et need võivad hakata kõige lihtsamini sulle päriselt vastu töötama. Nüüd, nagu ma selles meie vestlusringi tutvustuses ka ütlesin, et avatus ja tagasiside on siis nagu oluline samm selle parema meeskonnatöö tulemuse poole. Ja selleks ma valisin sellise tööriista nagu Johari aken, et siis selle tausta tutvustada, et kust see mõte tuleb või millest see alguse saab. Ja Johari aken on tegelikult psühholoogide tööriist ja see on loodud kahe härra poolt, Joseph Luht ja Harry Ingman, juba 1955. aastal. Ja see Johar siis tuleb nende eesnimedest, eks ole. Ja see aken siis räägib just sellest, et kuidas me saame oma suhtlust teiste inimestega paremaks muuta. Et mis on need võtmed selle asja juures. Kui me siin vaatame, siis ülevalt poolt vaadates nii-öelda sealt, kus on kirjas endale. Seal on siis vaade on see, et mulle endale tuntud alad, see on need avatud ja varjatud ala, kui me läheb alla vaatame, ja mulle endale tundmatud ala, pime ja tundmatu. Ja kui me vaatame nüüd sealt vasakult poolt, siis on teistele nähtavad või teiste vaate pool. Ja seal on, et neile tuntud, nemad näevad avatud ala ja nemad näevad pimedat ala ja nemad ei näe varjatud ala ja ei näe samuti tundmatud. Kohe vaatame kõiki neid alasid ka. Avatud alaga on tegelikult kõige lihtsam. Avatud ala tähendab seda, et mina räägin oma meeskonnakaaslastele või oma uutele tuttavatele. Ma olen selline inimene. Ma olen õppinud neid asju, õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis automaatikat, ma olen insener, ma olen insenerina vähe töötanud, ma olen õppinud juurde majandusteadusi, eks ole, ja ma töötan tegelikult hästi palju ettevõtetega. Avatud ala. Ma räägin iseenda kohta ja seda on võimalik jube lihtsalt minu kohta uurida, et kas ma olen seda teinud. Jah, olen küll, eks ole. Mina ütlen, et ma olen selline, teised näevad, et ma olen selline. Ma võin veel rääkida, et ma olen mulle meeldib esineda, mulle meeldib koolitada, et ma olen suhteliselt meeldiv suhtleja, ma ei ole väga tülis, kui eks ole. Inimesed suhtlevad minuga järgmiste meie projektide käigus saavad aru, et ne ongi selline inimene. Avatud ala. Mina ütlen, et ma olen selline, teised näevad, ta ongi selline. Hästi lihtne. Nüüd, kui ma vaatan enda vaates edasi, vaatan seda varjatud ala, mida mina näen, aga mida teised ei näe. Et seal on siis need asjad, mida ma enda kohta teistele ei räägi. Mina tean, aga sina ei tea. Ma ei tea, see võib olla mis iganes ala. Mulle meeldib see tüdruk, aga ma teistele ei ütle, sellele tüdrukule ka ei ütle muidugi. Ja siis piinled selleks ala, see on varjatud ala ime. Aga seal võib olla ka mis iganes. Seal võivad olla minu hirmud, millest ma tean ja mida ma ei taha teistele tunnistada. See sama nõrkuste asi, eks ole, et tihti peale me ei taha tunnistada, et ma ei ole selle seas või tolle sea, eks ole. Mina tean lihtsalt, et mulle ei meeldi rumalad inimesed, et mulle ei meeldi süüa teha, et minu nõrkus on see, et ma
ei taha teha ühte projekti väga kaua aega. Kui mingi asi kestab kauem kui 2 aastat, ma olen ühte tööd tegema, siis ma lähen täitsa hulluks kätte ära. Ja nii edasi. Ja jälle, need inimesed, kellega ma koostöötan, tegelikult peaks seda teadma. See on neile oluline informatsioon. Aga kui ma ise ei ütle seda, siis nad naljalt seda teada ei saa. See hakkab vaikselt avalduma selle perioodi jooksul, kui me koos töötame. Aga see on hästi vaevaline. Ehk siis seda varjatud ala on suhteliselt suur esialgu, kui me ei usalda eriti palju neid inimesi, kui me ei tunne neid inimesi, kellega me koos midagi teeme. Ja kui me endast eriti palju ei räägi, siis on teistel raske meiega suhelda. Neil on raske minust aru saada, minu reageeringutest mingitele asjadele. Näiteks keegi ütleb mulle, kuule, et te ei saa täna õhtul süüa meile. Issand jumal. Nagu siukse virilu näoga ei saa, mis nüüd juhtus. Aga pole kellegi öelnud, et mulle ei meeldi süüa teha, et ma ei oska eriti. Et varjatud ala saab väiksemaks ja avatud ala suuremaks, kui me räägime endast natukene rohkem. Ehk siis see avatuse pool on just see asi. Kui heaks suhtluseks on vaja võimalikult suurt avatud ala, siis varjatud ala poolt vaadates on minu isiklik aktiivsus. Kas ma avan ennast teistele rohkem? Kas ma räägin endast natukene rohkem? Kas ma räägin oma hirmudest? Kas ma räägin, mis mulle teha ei meeldi? Kas ma räägin oma nõrkustest? Ja mitte ei mõtle, et nüüd teised peavad mind rumalaks või asjatuks, vaid nad lihtsalt saavad aru, et siin on need kohad, kus me peame arvestama, et see inimesel on raske. Nende asjade tegemisel on tal raske. Aga mina pean seda rääkima, sest muidu teised ei saa seda välja mõelda, nad ei tunne mind. Nüüd teine nähtav ala, mis on siis nüüd teistele nähtav ala, on see pime ala, mida mina ei näe, mulle pime ala, aga teised näevad minu kohta. Ehk siis, kui mina midagi teen, kui mina midagi räägin, siis teistele paistab midagi. Paistab midagi minu kohta, mida ma ise ei pane tähele. Mis võib olla positiivne, eks ole, aga mis võib olla ka negatiivne. See võib olla teistele mingit tüli teha. See võib teistes halba tunnet tekitada. See võib teisi eemale juhtida sellest, et nad üldse tahaks meiega koos meeskonnas midagi teha. Või et nad tahaks üldse meiega suhelda. Ja siin võivad olla mingisugused parasiitväljendid. Siin võib olla sõna otseses mõttes meie mingisugune hoiak, mis lööb hästi teravalt välja mingite asjade puhul, eks ole. Siin võib olla mingi meie käitumine, ma ei tea, muidu tundub mõistlik poiss, aga kui klaasi õlut saab, siis läheb täitsa segadeks. Mis iganes, eks ole. Ja pimeda alaga on sama lugu, eks ole. Et selleks, et suhtlus oleks parem, siis avatud ala peaks olema suurem. Ei saa avatud ala suurendada sinna pimeda ala poole, kui teised ei anna meile tagasisidet. Kui teised ei ütle seda, et kuule, seda sa teed jube hästi, aitäh, pane siin juurde hoogu, aga sellega palun vaata ette, et see teeb kas mulle meile äärmi või see muudab meie meeskonnatöö nagu raskeks või et mis iganes. Aga kui teised seda tagasisidet ei anna, siis mina ei saa teada, et ma peaksin oma käitumist muutma. Nii lihtne ongi. Avatus minu avatud ala väheneb, avatud ala suureneb, tagasiside teiste poolt pime ala väheneb, avatud ala suureneb. Mida suurem on avatud ala minu ja mu suhtluspartnerite vahel, seda parem on meie vaheline kommunikatsioon, seda parem on meie vaheline suhtlus, ja seda suurem on tõenäoliselt meie vaheline usaldus. Nagu näete, siis üks kast ei rääkimata, see on see tundmatu ala. Tundmatu alaga on see lugu, et see avaldub siis, kui me sattume väga ootamatusse mingisugusesse kriisiolukorda. Ja üldjuhul inimesed ei tea, kuidas nad väga suures kriisis käituvad. Ja oleme ausad, et kui muidu rääkimisest avatud ala peaks suurendama nende alade poole, et varjatud ala väiksemaks, avatud ala suuremaks, pime ala väiksemaks, avatud ala suuremaks, siis nagu seda tundmatu ala poole meeleheitlikult ei pea nagu trügima. Et ma tekitan omale kunstlikult kriisisituatsiooni, vaatan, mis siis juhtub. Väga halvad asjad võivad juhtuda. Ekstreemsportlased aeg-ajalt panevad ennast nagu hullu proovi, aga kui nii juhtuks veel, mis siis? Vahel saavad surma ka, eks ole. Et selles mõttes ei ole mõtet.
mis selle tundmatu ala puhul tasuks tähele panna just kommunikatsiooni mõttes on see, et kui teie vestluspartner, kui teie kommunikatsioonipartner, teie meeskonna liige äkitselt käitub nii, nagu ta mitte kunagi käitunud ei ole, siis võib juhtuda, et tema on sattunud oma tundmatusse alasse, mis iganes põhjusel. Ja mis meie asi nüüd on see, et me ei tohiks talle kohe niimoodi võrdusmärki panna, ne ongi hull või mingid, mis iganes, eks ole. Et issand jumal, et sihukest asju teeb. Et me ei tohiks teda ära sildistada selle kaudu. Ta sattus oma tundmatusse alasse, ta ei teadnud, et ta niimoodi käitub. Mis me teha saame, me saame toetada. Me saame küsida, mis juhtus. Me saame küsida, kas me saame sind aidata. Et ka avada võib-olla seda pimedat ala. Me näeme, et juhtus selline, et sa käitusid nii või et sa tegid sellist asja. Et kas sa räägiks meile selle taustast, et me ei saanud nüüd praegu aru, mis toimus. Ja teinekord juhtub, et see jääbki ühekordseks sellises käitumiseks. Seda juhtugi mitte kunagi enam, sest inimene ei sattu sellisesse kriisisituatsioonina võib-olla mitte kunagi. Et kui keegi käitub väga ootamatult mingis olukorras, siis ärme kohe sildista, vaid katsume natukene uurida välja, mis on selle taust, mis seal veel on. Eks ole? Aeg-ajalt on see, et käitumise triggeriks, käitumise päästikuks on mingisugune asi praeguses hetkes, aga selle käitumise taustaks, mis teil päriselt nagu põhjustab, on midagi, mis toimus võib-olla mitu tundi või mitu päeva varem. Ja meil oleks vaja jõuda tegelikult selle põhipõhjuseni, et saaks päriselt aidata seda inimest, kes siis nagu tundmatusse alasse sattus. Ehk siis see tööriist, avatud ala suurendamine läbi iseenda avatuse suurendamise, läbi teistelt tagasiside küsimise, tagasiside jagamise, et see on üks tähtis tööriist. Pärast räägime sellest korra veel, kuidas seda kasutada. Sellega igaks juhul, mis meeskond on, eks ole. Et kui seda pilti vaadata, siis siin kindlasti meeskond ei töötaks. Et kui me näeme, siis äärmisel juhul on siin 2 meeskonda, aga arvestades ka seda, et vaidlevad ainult juhid ja teistel on täiesti ükskõik, siis ilmselt ei vaidle siin 2 meeskonda. Meeskonna mõiste tegelikult on üsna ära trööbatud. Hästi tihti öeldakse, et ükskõik mis punt inimesi koos ei ole, meil on meeskond, meie töötame meeskonnana. Tegelikult nii ei ole. Et umbes 2/3 asju, mida koos töötavad inimgrupid teevad, ei tehta mitte meeskondadena, vaid tehakse töögruppidena. Töögrupi idee on lihtne. On üks selge juht. See juht jagab tööülesanded, sina teed seda, sina teed toda. Ja kui sina oled oma tööülesandega valmis, sa tuled, raporteerid mulle, sul on valmis. Ja siis sellel inimesel, kellel on oma tükk valmis, tal ei ole nagu selle lõpptulemusega rohkem pistmist. Tema tegi oma tööd ära ja tšau. Aga meeskonnas, nagu ma ka enne ütlesin juba, meeskonna põhimõte on see, et kellegi töö ei ole valmis selle hetkeni, kui lõpptulemus on saavutatud. Ehk siis, kui mina olen oma tükki ära teinud, siis ma küsin, kas ma saan kellegi abistada. Eks ole? Sellel, kui mina oma tükki teen, on mul õigus oodata tegelikult, küsida abi. Mul on õigus oodata, et teised seda pakuvad ja mul ei paku ja mul on abi vaja, ma kõva häälega seda küsima. Eks ole? Et meeskonna töö on valmis alles siis, kui kõik on, kõigi lõpptulemus on käes. Ja et kui töögrupis juht on kas määratud või siis lihtsalt ei muutu, ta määras ennast ise näiteks, et siis nagu selle protsessi vältel ei muutu, siis meeskonnana mingi asja tegemisel võib liider selle asja tegemise käigus ka vahetuda. See, kes meeskonda veab. Võib-olla ühel etapil on ühe teadmised suuremad ja ta saab paremini aru, et siit etapist vean mina läbi ja nüüd kätte läks järgmine etapp. Siin on sinu oskused ja teadmised suuremad, vea nüüd sina, eks ole. Et meeskonnatöös võib liider vahetuda. Et meeskond on siis inimeste ühendus, kus on 2 või enam inimest, kes on kokku leppinud, mida nad teevad, kes on jaganud oma vahel rollid, kes on jaganud oma vahel ülesanded, kes on valmis üksteist abistama nende tegevuste käigus, kes annavad vastastikku tagasisidet ja toetavad üksteist selle asja tegemisel, kuni lõpptulemus on saavutatud. Ja meeskonna arendamiseks 4 asja, mida vaja on, et ühist eesmärki, see peab kokku lepitud, see võib võtta aega.
Demokraatia võtabki aega, eks ole. Aga see võtab aega ja see kokkulepe tuleb saavutada, hea, kui see kokkulepe oleks kirja pandud, eks ole. Rollid me jagame, milliseid ülesanded keegi täidab, arvestades nende tugevusi ja nõrkusi. Või see, kui keegi ütleb, see on mu nõrkus, aga ma tahan seda rolli seekord proovida, siis ülejäänud meeskond teab, et me peame natuke rohkem valmis seda abistama, kui see on meeskonna otsus. Ja loomulikult protsessid, kuidas me asju teeme, kokkulepped, kuidas me suhtleme, kuidas me käitume, kuidas infot jagame. Ja loomulikult ka see samad need suhted, et kas me hoiame silma peal, kas me teeme vahepeal meeskonna üritusi ja nii edasi. Lähme nüüd teise ploki juurde, aga enne ma küsin veel, et kas selle esimese jupi kohta, selle eelduste ja taustsüsteemi kohta on mingi küsimus või mõte tekkinud kellegi. Et pange siis kirja või küsige otse palun. Nii, seminari juhtimise reegel ütleb, et 7 sekundit tuleb oodata, kas keegi küsib midagi. Praegu ei tulnud, aga ka, kui tulevad veel ka selle esimese tüki kohta pärast küsimused, pange chati kirja, eks ole, et ma loodan, et ma näen. Keegi võiks sinna midagi kirjutada, ma üldse saaks aru, kas ma näen, et midagi sinna tuleb. Ja, võtame siis teise ploki. Asjad, mis mõjutavad ka kommunikatsiooni, mõjutavad meeskonnade tulemust hästi palju, on siis see, et me oleme erinevad inimesed ja ka meie käitumismustrid on erinevad, eriti meeskonna sees käitumise mustrid. Ja kust see peale hakkab, kust me teada saame, et me erinevad oleme? Hästi lihtsalt. Selle pildi kvaliteet need ei ole maailma parim, minu ekraani peal praegu hetkel, aga et erinevad inimtüübid näevad siin selle pildi peal täitsa erinevaid asju, eks ole. Osad näevad 2 vana inimest, osad näevad 2 rõõmsat selli, kes pidutsevad, eks ole. Keegi näeb taustal ukseurvas olevat tüdrukut, keegi näeb kas ülalt alla näitavalt, valgust alla näitavat lampi, keegi teine näeb hoopis vaasi või karikat keskpaigale, keskele, pildi keskele, eks ole. Ja nii edasi. Väiksemaid või suuremaid detaile, et keegi näeb memme kõrvas kõrvarõngast, keegi näeb hoopis, et see on pidutsejate alkoholipudel, keegi näeb hoopis, et see on kirikutorn ja nii edasi. Ja kui seda pilti hea kvaliteediga vaadata, siis tavaline küsimus on pärast esimest minutit, et kas keegi näeb jänest, et siin tegelikult on siin pildil ka jäneseid, parte ja nii edasi. Et me kõik näeme erinevaid asju. Ja tegelikult see ongi ilus. Et me oleme erinevad inimesed, me näeme erinevaid asju ja meeskonna muudab tugevaks just see, et me näeme ühes protsessis või ühes tulemuses või ühes hetkes, ühes informatsiooniplokis, me näeme erinevaid asju. Ja kui me näeme erinevaid asju, ütleme kõik need erinevad asjad välja, siis kõikide vaade avardub. Me kõik näeme nüüd neid asju. Enne nägi üks või teine või kolmas. Ja läbi selle hakkab tekkima meeskonnatöösse sünergia, mida otsitakse. Et hakkavad tekkima lahedamad asjad kui need, mida alguses võib-olla oodata oli. Ehk siis me näeme erinevad asju, me oleme erinevad inimesed ja see on okei. Ja see on hea. Ja sellest me peakski otsima omale erinevaid inimtüüpe oma meeskondaga. Inimtüüpide metoodika, nende määramise metoodika on ka hästi palju. Üks võib-olla natuke tuntumaid on disk. Diski põhimõte on siis see, et inimesed on jaotatud 4 värvikombinatsiooni. Ja need 4 kombinatsiooni siis eristatakse selle järgi, et kas on pigem ekstravertne või pigem introvertne inimene, ehk siis kas väljapoole suunatud oma emotsioonidega või pigem sissepoole suunatud oma emotsioonidega. Ja teistpidi siis teisel skaalal, et kui ülevalt all on ekstravert, introvert, eks ole siin praegu, et siis teistpidi skaalal vasakult paremale, vasakul pool on need, kes on protsessile, tulemusele suunatud ja paremal pool on need, kes on inimestele ja inimsuhetele suunatud, eks ole, oma olemusel. Selle järgi siis need värvid saavad oma olemuse.
see, mis siin põhjaks nagu välja on toodud, on just nagu see suhtumise osa, et koos tegevuse suhtes. Punasel on tähtis, et hakkame kohe tegema. Isegi kui võib-olla plaan ei ole päris selge, kuidas me hakkame liikuma, kui esimene samm on selge, siis punane ütleb, hakkame tegema. Et kui meeskond arutab koosolekul, mis asjad, kuidas, kuhu, ja siis äkki tõuseb keegi püsti ja läheb uksest välja, siis see oli ilmselt punane, sest ta oli juba selgeks saanud, mis on mida esimeseks sammuks vaja teha ja läks seda tegema. Ja sel ajal võib-olla, kui teised alles räägivad, tuleb ta juba tagasi ja ütleb, et tegin esimese sammu ära. Eks ole. Et punane liigub tulemuse suunas või selle sammu täitmise eesmärgi suunas hästi kiiresti, ta tahab kohe peale hakata. Ja see on okei. Nagu ikka, eks ole. Nüüd kollased, kes on oma põhiinimtüübilt kollased, nemad on nagu selles mõttes suurepärased meeskonnamängijad, et nemad tahavad alati teha teiste inimestega koos. Sest koos on lõbusam. Koos on laheda. Ja mis seal salata, koos on natukene viilida ka vahel, eks ole. Palud abi ja teised teevad ära sinu töö ja sina pärast oled 10 korda puud. Kuna ma ise olen kollane, siis ma oma põhitüübilt, siis ma nagu tean seda otsa nagu väga hästi. Aga ka jälle, see ei pruugi olla paha, sest et kollase see ilu on see, et ta hoiab seda meeskonda hästi koos. Ta suudab vahepeal kõigile, kui meelde tuletada, miks me seda teeme, suudab seda ühist motiveerimist nagu väga hästi nagu ette. Nüüd, kui me alumisse ritta lähme, siin mööda ringi edasi, siis roheline paistab siin, kes on inimsuhetele suunatud, kes on pigem introvertne ja roheline tahab, et kõigil oleks selle asja tegemise käigus väga hea. Tema hoolib kõigist. Kuidas nad asja teevad, kuidas nad ennast selle käigus tunnevad. Ta tahab, et kõigil oleks hea, mitte ainult seal lõpptulemuse saavutades ei oleks hea, vaid ka selle asja, selle koostegevuse käigus oleks kõigil hea. Ja ta on valmis sellesse panustama. Suurepärane meeskonnamängija absoluutselt. Hästi hoolib, hästi abivalmis. Ja siis on siniste punt, kes tahavad, et asjad lepitakse kokku, pannakse kirja. Eesmärk on see, teeme asju niimoodi ja nüüd, kui me tegema hakkame, siis me jälgime seda plaani, mis me alguses kirja pani. Teeme asju õigesti. Et mitte ainult, et teeme õigeid asju, vaid teeme asju õigesti. Kokkulepped ja nendest kinni pidamine. Sinistele meeldivad faktid. Ta kontrollib fakte. Ta tahab, et informatsioon oleks hästi arusaadav kõigile ja ta on valmis sellesse aega panustama. See informatsioon saaks kõigini viidud, et kõik saaks sellest ühtemoodi aru, et sinised on nagu ülivajalikud. Võib-olla natuke perfektsionistlikud, võib-olla läheb nende peale natuke rohkem aega, et nad saaks igale asjale selguse majja. Aga lõpuks on kogu meeskonnal parem liikuda, kui see selgus on majas. Vaatan iga punti natukene rohkem. Aga nii palju ka, et kui seda disktesti teete kunagi, et siis teile lõpuks ei öelda lihtsalt, et sa oled kollane või sa oled punane või roheline. Et üldjuhul saad sa sellised postid, kus näidatakse, et palju igat värvi sinu sees on. Et minu sees on hästi selgelt umbes 35% kollast, see on mu põhivärv, umbes 28% vist oli või alla 30 natukene oli punast, mis on mul õpitud selgelt. Ma olen nii kaua ettevõtja, ma olen nii kaua juht olnud, et see punane pool on nagu õpitud juurde. Natukene rohelist ja peaaegu mitte üldse sinist. Et ka arvestada, et diagonaali värv vastas on natuke see nõrkuste koht. Et kui kollasele meeldib esineda, kollasele meeldib asju koos teha, kollasele meeldib sütitavaid kõnesid pidada, et siis talle tegelikult faktidest tuhnida väga ei meeldi. Aga see sinine seal täpselt diagonaali peal, talle meeldivad jälle need faktid, allikaid uurida, info selgeks saada. Punane roheline vastastikku tähendab ka selle sama asja tegelikult, et punane tahaks kohe liikuma hakata, kui see on tulemusele kasuks, kui see on eesmärgi saavutamise kasuks, siis me teeme, isegi kui on raske, roheline tahaks, et mõtleme enne läbi, kuidas selle kõige mõnusam oleks teha, kuidas seda oleks teha nii, et me kõik tunneks ennast hästi selle tegemise käigus. Et rohelised tahavad natukene aega, aga punane juba läks tegema, et seal võib tekkida nagu selline siis vastu. Aga punane siis jah,
et hea on see, ta tahab kohe tulemusi saavutada, ta tahab kohe tegutseda, talle meeldivad väljakutsed ja selles mõttes on nagu väga hea. Ja täpselt nii, et kui teil on kambas punane, siis te igal juhul hakkate liikuma. Aeg-ajalt võib tekkida, et meeskond, kus nii seda punast tüüpi ei ole, siis jube kaua arutatakse ja keegi viitsi peale hakata asjadega. Aga punane hakkab siis kohe peale. Ja punast motiveeribki see väljakutse, et see hold my beer, ma näitan teile, et seda saab teha. Ja kindlasti on see, et talle meeldib kontrolli omada. Et ta teab, et see järgmine samm on see, seda tehakse niimoodi, ja ta hakkab liikuma. Ja see on nagu hästi tähtis talle. Ja kui keegi proovib seda kontrolli ära võtta ta käest, siis tal võib tekkida see tüli koht, see sama see hirm, et ma ei kontrolli enam olukorda, keegi teine on nagu minust tähtsam. Et peab vaatama, et ta ei pea, punane ei pea otseselt juht olema, aga kui ta on juht, siis ilmselt ta nagu hoiab sellest juhi ametist jubedalt kinni, võib juhtuda. Ja mille järgi punase ära tunneb, on see, et on hästi enesekindlad. Nad on alati täiesti kindlad, et neil on õigus, eks ole, otsustavad kiiresti. Kui ta saab nagu aru, et see on nii, selge, teeme, eks ole, ja siis läheb juba asjaks. Ja ta on kindlasti valmis riske võtma. Ja puudus võibki olla tema puudus see, et ta ei viitsi teisi kuulata. Kui tema on ära otsustanud, et see on õige tee, siis ta võib-olla ei viitsi enam seda kommunikatsiooni teistega vedada, et veel natukene arutada. Eks ole? Ja sellepärast peab punane vaatama, et kui ma tean, et ma olen punane, siis ma aeg-ajalt pean lihtsalt võtma nagu jõuga aega, et ma nüüd kuulan teisi ka. Tuli üks küsimus, ma näen chatis. Ma räägin need värvid ära, siis ma vastan sellele küsimusele, et kuidas sellega tegeleda. Et punasega on siis nii. Kui nüüd kollase puhul vaadata, siis tema oli see sotsiaalne. Et kui nüüd natukene niimoodi minna nüüd nagu võib-olla üle võrdesse, siis vahel öeldakse, et keegi inimene tahab igal matusel olla kadunuke ja igas pulmas olla pruut, eks ole. Et siis kollane võib tahta nagu sellist kuulsuses ära. Ta kindlasti vajab hästi palju kiitust. Aga mis on kollase puhul hea, on see, et talle meeldib suhelda inimestega. Ta jätab endast üldjuhul hea mulje. Kui on vaja saata kedagi uut kontakti sõlmima, kedagi kampa kutsuma, kollast on üldjuhul hea saata. Et ta sõlmib nagu uusi tutvusi kiiresti. Ja talle meeldib see tunnustus meeldib, eks ole. Et kui sa tahad kollast endale kampa saada, siis ütle talle, et pärast, et kui selle asja ära teeme, siis saad 10 korda kuulsam. Kollane on nüüd minema, eks ole, et 10 korda kuulsam, et jumala eest loomulikult. Ja talle meeldib, kui vahepeal tehakse midagi muud ka, kui ainult mingit tähtsat tööd. Ta tahaks, et seal grupi sees oleks midagi veel. Et vahepeal teeme meeskonnad üritust, et lähme viskame koos, ma ei tea, bowlingut või midagi, et lähme koos matkale, et lihtsalt nagu teha midagi muud selle kambaga veel, kui ainult mingit tööd või meeskonnatöö projekti. Ja mis muidugi kollasele absoluutselt ei meeldi, on see, kui äkki teised teda üldse ei tunnusta, kui ta tunneb, et infovoost välja jäetud. Teised nagu teavad midagi, mida ma ei tea, et siis ta võib hullult solvuda. Et pigem hoidke teda infovoos, eks ole. Et andke talle võib-olla natuke rohkem infot kui muidu. Ja kindlasti on ta täiesti närvilev kollane, kui teda hukkamist. Sul on see asi tegemata. Ta võib täitsa hullult närvi minna selle peale, eks ole. Ja ta ise põeb seda hästi palju, kui ta mingi asi tegemata on, aga ta üldjuhul on julge ja küsib abi. Mis on puudus, ongi see, et kui on halb päev kollasel, et siis ta võib olla sõna otseses mõtles, või ta võib manipuleerivaks muutuda nagu selles mõttes, et ta sellesse, et ta hakkab nagu mingit hullu juttuse kohta ajama ja mingit, et see impulsiivsus on hästi suur. Aga kuna ta muudab oma tuju, võib muuta hästi kiirelt, siis ongi see, et üks hetk on ta su peale hullult vihane ja teine järgmine hetk tuleb ja on jälle kohe sõber. Et andke talle siis andeks, eks ole. Et ta tegelikult ka unustab ära selle, et just hetke taas olite vihamajandused. Et nii ongi. Ja organiseerimatuse pool on kindlasti nagu see üks oluline puudus. Ta on kehv ajajuhtija, et talle tuleb meelde tuletada asju, et kuule, sa lubasid selle asja selleks ajaks. Ta ei solvu, aga talle tuleb meelde tuletada mingisuguse asju. Et siis on nagu väga hea.
Liigume nõksu edasi, roheline natukene hoogu juurde ka. Et roheline tahab rahulikult ja kannatlikult tegutseda. Ta on nõus kõiki kuulama ära nii individuaalselt kui grupiviisiliselt. Ta on hästi lojaalne. Kui ta on öeldud, et ma olen teie grupi liige, siis ta on 100-ga, eks ole. Ja hästi hoolivaks, nagu me enne juba rääkisime ka. Rohelisele meeldib stabiilne keskkond. Kui me oleme asjad kokku leppinud, siis me oleme selles keskkonnas, eks ole, me teeme neid asju. Talle ei meeldi muutused. Selles mõttes, kui te näete, et mingi suurem muutus on tulemas, rohelisi tuleks natukene varem hakata ette valmistama selles, et muutus on tulemas. Talle tuleb kinnitada, et ka muutuse käigus on asjad ikka head, et me hoolime ikka kõigist ja kellelgi ei ole valus ja nii edasi, eks ole. Ja kuna ta on inimeste inimene, ta on seal selle poole peal, et siis talle tunnustus on hästi tähtis ka. Et märgatakse, et ta on hooliv, et ta teeb asju, et ta jõuab edasi, et ta on abivalmis, et ta tahab tegelikult sellest nagu märgatud saada. Ja tundmatud olukorrad talle ei meeldi, eks ole, et siin ta tavaliselt saab sinistest saab tuge, et sinised on nõus temaga läbi arutama, mis siis juhtub, kui. Et kui roheline on selle läbi arutanud, mis siis juhtub, kui, siis ta seda tulevat muutust nii palju ei karda. Aga sellegi poolest ta ongi seal meeskonnas selleks, et mitte selle muutusega üksinda jääda. Teised aitavad mind. Ja vahepeal tuleb talle meelde tuletada. Me aitame sind selles muutuses. Sa ei ole üksi. Ja puudus on siis see, et ta kipub nagu jube vastutulelik olema, et ta lähebki nagu sinna, kus ta pakub kõigile abi, ka siis, kui tal enda asju on tegelikult teha väga palju. Et ka olge tähelepanelikud, et kui keegiga püüab kõiki abistada, et siis ma pean vaadake, et ta enda töö oleks tehtud, eks ole, et see on nagu ülitähtis. Ja see nõrk enese kehtestamine on just see, et kuna ta ei taha tülli minna teistega, ta on hooliv, siis võib vahepeal juhtuda see, et punased ja kollased sõidavad tast lihtsalt üle selles mõttes, et kui otsus on see ja nad ei küsi selle rohelise arvamust, aga tegelikult rohelistel on häid mõtteid ja need tuleks ära kuulata. Sinise puhul analüüsi, nagu me rääkisime, faktid, läbiarvutused, kokkulepped ja plaanipärane tegutsemine, eks ole. Et ühest küljest võiks olla nagu aega nõudev, teist küljest on see äärmiselt hea, jälle mõtteselgus, infoselgus ja kuna ta on valmis analüüsi ja neid asju tegema, et siis nagu, ta on nagu suurepärane sellistes asjades, eks ole. Ja ka need samad need poolt ja vastu argumendid, et ta suudab ennast jätta erapooletusse rolli ja vaadata mõlemaid nii poolt kui vastu argumente, eks ole. Ja mõlemale leida nagu siis ka mingi info taha, et saada aru, kas me liigume õiges suunas, kas see õige samm, kas seda tasuks teha veel kuidagi teistmoodi. Ja see kvaliteet ja täpsus on tema jaoks tähtis, eks ole. Teeme asju õigesti. Talle ei meeldi, kui tema tööd kritiseeritakse, sest tal on kõik läbi mõeldud, läbi analüüsitud ja nii edasi. Ja talle ei meeldi ka see, kui vahepeal minnakse sellest plaanist mööda, mis kokku lepiti. Et need asjad, kui plaanid on vaja muuta, siis lepime kokku, et muudame plaani, aga ärme tee nii, et lihtsalt muutsime ära midagi, tegime hoopis teistmoodi ja siis pärast ütleme, et kuule, läks nii. Et siis sinine satub nagu oma kriisipiirkonda ja võib hakata nii-öelda siis mässama. Ja sinise puudus võib olla see tegelikult, et see liigsetele detailidele keskendumine. Ehk sinises on hästi palju perfektsionisti. Ta tahab teha väga hästi nii, nagu kokku lepiti. Ja aeg-ajalt teha ka hulga paremini, sest ta teab, kuidas seda veel paremini teha saab. Ja selles osas me peaksime nagu ka suuta võtta siis vahepeal tal käest kinni ja öelda, et kuule, me saavutasime juba selle tulemuse, see etapp on juba valmis. Et see, et me teame, et seda saab veel paremaks teha, et see on okei, aga et see võtab liiga palju aega. Me peame edasi liikuma järgmisse sammu, eks ole. Et aeg-ajalt tuleb sinisega vajadusel seda sammu siis teha. Aga üldjuhul see perfektsionism on hea, nagu öeldakse, saatan peitub detailides, sinine on väga hea kvaliteedi kontroll, eks. Väga hea eelarve koostaja, väga hea eelarve haldur, et selles mõttes on nagu suurepärane. Kui te ise olete
ühte teist või kolmandat värvi, tunned, et mina ilmselt olen see või olen too värv, eks ole. Suure tõenäosusega te praegu mõtlesite juba välja, et ma kaldun sinna kanti, eks ole, mis mu põhivärv võib olla. Et siis, kui te olete punane, siis jah, et ärge teistest üle sõitke. Et te ei saa käsutada. Meeskonnatöös on üks tähtis nagu hetk see, et sa ei saa teisi käsutada. Sa ei saa öelda, et minge tehke. Et siis sellisel hetkel meeskond lõpetas toimimise ja alustas töögrupp. Mis tähendab seda, et motivatsioon langes vähemalt 50%, võib-olla rohkem ja koostööst ei tule enam midagi välja. Kui üks hakkab käsutama, siis enam ei tule koostööst midagi välja. Et punane peaks olema natuke kannatlikum, kuulama teised ära. Ka siis, kui ta lõpuks otsustab, et me ikkagi teeme nii, nagu mina ütlesin või alguses mõtlesin. Aga me oleme kõik ära kuulanud, me oleme need poolt ja vastu argumendid siniste ja roheliste poolt kätte saanud ja me oleme neile võib-olla arutluse käigus näidanud, et tehes nii, nagu me alguses mõtlesime, tuleb ka hea tulemuseks. Kuulake rohkem teisi. Kollane ei pea olema kõige popim alati, et vahepeal võib ta ikkagi olla ka kogu meeskonnaga poppaks ja vahepeal jagada selle au hoopis kellelegi teisele. Tuletan veel ka meelde, et roheline ootab tunnustust hästi palju. Punane tegelikult ei oota tunnustust. Punane tunnustab ennast ise. Mina tegin ära, ma olen juba jumala hea, eks ole. Sinine ka otsest tunnustust ei oota. Sinine teab ise, et ta on kõik läbi mõeldud ja asjad tehti õigesti. Järelikult saavutasime hea tulemus. Rohelisel ja kollasel on tunnustust rohkem. Ja roheline peaks siis olema, või kollase puhul öelda, et see organiseeritud, eks ole. Et kollane peab õppima aega planeerima ja seda planeeritud aega ka niimoodi kasutama, eks ole. Ja teinekord oleks hea fakte kuulata, mitte kõhutunde pealt panna. Mulle tundus nii ja läks. Rohelise puhul siis muutusid ja su karta tuleb endale meelde tuletada. Ja kindlasti see, et ma pean avaldama oma arvamust. Mul on tarku mõtteid, mul on häid mõtteid, mis aitavad kogu meeskonnal paremini kulgeda, paremat tulemust saavutada, et ma pean nagu rääkima neid asju läbi. Sinine siis ei tohiks perfektsionismiga loomulikult pingutada üle ja samamoodi nagu punaselt ta peaks teisi ka kuulama. Ta küll niikuinii kontrollima kõik asjad üle, aga ta peaks teisi ka kuulama, et siis lähevad asjad paremaks. Ja siis sinise puhul ka, et ainult faktid ei ole need, mis käima panevad asjad on, et ta peaks vahepeal aktsepteerima, et inimestel on ka tunded ja aeg-ajalt see tunne ja sellega arvestamine on tähtis. Eriti kui sa oled ühes kambas kollaste ja rohelistega, kelle jaoks see tunde pool on nagu ülitähtis, emotsiooni. Et ka saades nüüd aru sellest, et kes mul seal pundis on mul lihtsam natuke nendega suhelda. Ma tean näiteks, et punasega ei ole vaja pikka juttu teha, aga ma pean talle panema faktid, mis ütlevad, et sinna poole liikumiseks aitab sind see või too. Ja kui ma lasen talle otsuse ka teha, siis ta tunneb, et ta kontrollib olukorda ja on väga rahul sellega, kuidas see informatsioon liigub. Kui ma kollasega suhtlen, siis ma pean talle näitama seda, et suur eesmärk on see, seesama kõik 10 korda kuulsam, eks ole. Aga et just see, mis väärtust kollane saab sellest, et ta siin meeskonnatöös on, et ta sellest, et ta koos meiega seda asja arendab, on ju. Kui sa selle väärtuse ära näitad, siis kollane üldjuhul nõus kaasa lööma ja paneb täie. Kui rohelisele lähed infot edastama, siis rohelisele tuleb rääkida seda, et kuidas asjad käivad ja mismoodi see koostöö toimib. Ja kui sealt tundub, et kõik nagu üksteist abistavad rohelisele, siis ta ilmselt on teiega ja on lojaalne sellele pundile. Ja sinise puhul siis, et näita talle, et kõik asjad põhinevad faktidel. Me teeme neid asju sellepärast, et me teeme selle käigu sellepärast, et neid fakte on võimalik kontrollida. Et siis on sinine kambas. Siis ta tunneb, et ta ajab õiget asja. Ja kui sinine tunneb, et ta ajab õiget asja, siis on ta lojaalne sellele meeskonnale ja teeb nagu väga hea tulemus. Kunagi keegi ütles, et kui võtta üks eelarvetabel, üks Excel tabel teha ja näidata neid kõikidele värvidele, siis kuidas aru saada, et mis värv on. Et see pidi ülilihtne olema, et kui sa punasele näitad Excel tabelit, kus on eelarve, siis ta vaatab kõigepealt kõige alumist rida. Kas kasumit on, kas me oleme plussis? Kui me oleme plussis, kui on kasum, siis teeme. Kollane vaatab, et näe, kui ilus tabel ja paneb selle kõrvale, et teda rohkem ei huvita. Aga ta tunneb rõõmu sellest, et keegi ei vaeva näinud ja hästi kirjutavad laheda Excel tabeli ja on täitsa nõus üks inimesega ilmselt tegema asju koos.
roheline vaatab, kas meeskonna enda sisemiste arendustööde jaoks, meeskonnaürituste jaoks on selles eelarvereas, eelarvel mõni rida, kui on, siis on okei, siis on see hea eelarve, siis on see hea projekt ja sinine vaatab rõõmuga kõiki numbreid ja kontrollib kõikide tausta, eks ole. Et see on see, kui me saame teada, et mis värvi keegi on. Aga nüüd küsimus, mille Rebecca siia kirjutas, et kuidas teada saada, et keegi on passiivselt vastu ja kas selle välja selgitamiseks on mingeid nippe? Kõige parem nipp on see, kui sa paned inimesed mingisuguseid väikseid ülesandeid täitma. Ja need väiksed ülesanded, mille tegemine peaks olema üsna lihtne. Ma ei tea, meil on vaja oma uuele projektile toetajaid. Meil on 10 potentsiaalset ettevõtet, kellele helistada näiteks. Ja anname igale inimesele ühe helistamise teha. Ütleme, et ülehomseks võiks olla nagu tehtud. Et siis mingitel vendadel on umbes 100 häda alati, miks nad ei teinud seda ära. Telefon ei töötanud, keegi ei võtnud vastu, ma proovisin küll, et need asjad hakkavad nagu, ka väiksed asjad hakkavad nagu mitte tehtud saama. Et see on nagu esimene märk sellest, et keegi passiivselt töötab vastu. Tegelikult, miks see tegemata on see, et ta ei usu sinu üritusse. Ja kui sa nüüd pakud ennast appi, kuule, aga teeme koos. Et ma tulen sulle appi, mõtleme läbi täpselt selle, mis sa ütled, mis küsimusi sa küsi, paneme kirja, harjutame läbi. Ütled, ma saan ise hakkama, lihtsalt ma vaatan ise, et millal välistan ja siis järjepäeval ei olnud ikka aega või et siis sealt nagu läbi selliste asjade saab kõige lihtsamini aru, läbi väikeste ülesandete jagamise, mille täitmine lükkub nagu hullult edasi. Muud moodi ongi raske aru saada tegelikult. Sest temaga rääkides ta üldjuhul ütleb, et täitsa vahva. Teeme ikka, aga jaga väikseid ülesandeid ja vaata selle kaudu. Paku abi, kui nüüd tehtud ei saa, vaata mida edasi. Ma loodan, et see praegu nüüd natuke aitas sind. Nüüd inimtüübid, eks ole, rääkisime neist, on ju, meie meeskonnaliikmed igal juhul on mingisugust tüüpi. On täitsa okei mingisuguse projekti alguses võtta oma kamp kokku ja ütled, kuulge arutame natuke, mis tüüpi me oleme ja läbi selle siis vaadata ka seda, mis on need tugevused ja nõrkused. Et me natukene rohkem räägime sellest, just sellest, tekitame natuke suurema avatud ala, eks ole. Me kõik teame üksteise kohta natukene rohkem. Ja läbi selle on meil pärast neid meeskonnasiseseid rolle lihtsam jagada, ülesandeid lihtsam jagada ja võib-olla vaadata just seda, et keegi üks ei tõmbaks ennast üle mingisuguste abistamistega, et teine ei läheks liigsesse perfektsionismi oma detailidega. Et siin on nagu see koht, kus me saame ühise aruteluga tegelikult natukene avatud ala suurendada ja kommunikatsiooni paremaks, usaldust paremaks. Saame üksteist paremini aru. See võib olla ka mingi muu arutelu, see ei pea üldse olema nagu need värvid või asjad, on ju. See võib olla ka lihtsalt see, et igaüks räägib, mis mu tugevused ja nõrkused on, minu arvates, eks ole, ja me lähme läbi selle hoopis edasi üksteise parema tundmise teenideks. Aga inimtüüpide metoodika on üks võimalikke teid siis, kuidas suhetesse paremat alust saada ja kui me leiame mõned metoodikad, mis on võib-olla, neid teste hästi palju internetis ka, diskiteste ka on muidugi internetis, aga enamasti on nad tasulised. Et seal mingeid muid teste, näiteks kui te otsite 16 personalities, 16, huvitav, kus ma tean, 16 personalities, vist kas mingi siuke, et seal peaks olema eestikeelne tasuta test ka, et see on ka täitsa vahva, et see annab mingisuguse teadmise, missugust tüüpi inimene sa oled ja ta annab seal ka terve hulga nõuandeid, kuidas meeskonnas paremini töötada, kuidas oma sõpradega paremat kommunikatsiooni saada, paremaid suhteid, kuidas perega ja nii edasi, et selles mõttes hästi huvitav tulemus on see. Ja just, Liis, väga hea, see ongi.
et super asi, ja tasuta mingisugune 15 mintsa läheb küsimustele vastamiseks ja ta viskab teile 6 lehekülge nutikaid nõuandeid, et kuidas te saate oma suhtlusoskust parem. Et vaatame natuke seda, et need inimtüübid on nüüd nagu üks pool, ma olen seda tüüpi inimene ja nüüd ma satun meeskonnas tööle. Ja meeskonnas tööle sattudes võib juhtuda see lugu, et ikkagi ma satun mingis uues rollis, mingis uues ülesandes, natuke teistmoodi käituma võib-olla isegi, kui ma see inimtüüp on. Ja siin ka, et see siin nagu see pilt ütleb, et ma võiks olla parem meeskonnaliige, kui teised oleksid vait ja või läheks üldse minema, eks ole. Aga et ka see võib juhtuda. Aga tuletan meelde, et meeskonnatöö idee on just see, et ma ei tee kõiki asju üksi. Ma ei saa olla ise üksi kõikides asjades super hea. Aga tehes koos, siis on iga üks meist mingisugused asjad hea ja tulemus on just see super hea tulemus, eks ole, mida me tegelikult otsime. Et see on nagu see oluline osa. Aga nüüd meeskonnas tegutsemisstrateegiad aeg-ajalt me võime märgata, et kui mingisugune punt on koos töötanud natukene aega mingit projekti ajanud või mingisugust, ma ei tea, ka mingi väikse ettevõtte asutanud näiteks minu pärast koos, eks ole, olgu see õpilasfirma või olgu see midagi muud sarnast, et siis osad inimesed nagu teevad, osad inimesed nagu ei tee. Et mul armas poeg just rääkis oma kogemust, kuidas nad õpilasfirmat tegid, et oli 6 inimese punt, kes alguses kõik olid nagu hästi ärevil, et teeme seda asja, nii äge idee ja hakkame hullud panema. Ja siis 6 aega hiljem oli selge, et 6-st 2 nagu praktiliselt ei teinud üldse mitte midagi, ei võtnud üldse osa, ei tulnud ka nagu tiimi koosolekutele ja siis 2 tükki tegid nagu enamus asju ära. Ja nemad olid nagu hullud motiveeritud, neile hästi nagu meeldis, eks ole. Et see meeskonna moodustamisega ilmselt tekkis nagu palju hädasid, aga nad jõudsid mingisuguse oma lühikese aja jõudsid ka mingisuguse lõpptulemuseni ja selles mõttes hästi. Aga lihtsalt, et need rollid või kuhu siis keegi ennast sättis nagu tegutsemisstrateegia põhjal, hakkasid seal nagu hästi selgelt välja kujunema. Ja sellepärast ma just kasutan nagu ise nagu oma tööriistades hästi lihtsalt seda loomadega mudelit, nagu, et vahel vaadelda, et kes meil siis meeskonnas on. Nagu näete, siis ühel skaalal on eesmärgid, allpool jooksevad need eesmärgid, seda, et seal keskkohas eesmärgid ei ole üldse tähtsad ja siis paremas servas on eesmärk väga tähtis, ülitähtis, eks ole. Ja ülemist skaala pidi lähevad suhted. All nad ei ole tähtsad ja üleval on väga tähtsad suhted. Ja kui me nüüd seda skaalat pidi hakkame alt liikuma, siis all nurgas on meil kilpkond. Ja kui meil on mõni meeskonnaliige, kellel on kilpkonna käitumisstrateegia, siis tegelikult me tunneme ta ära selle järgi, et ta ei tee mitte midagi. Ta kohe püüab kogu koosolekul olla hästi vait, mitte sõna võtta, sest nii kui sa sõna võtad, siis sind märgatakse, siis antakse sulle äkki mingi ülesanne, et ta püüab sõnas mõttes ära peita, hästi vaikselt olla. Et kuna see asjad olid ettevõtluses on täpselt sama, et siis kilpkonna tüüpi töötaja tunneks ennast kõige paremini, kui saaks palgapäeval palga kätte ja vahepeal keegi tülitaks seda, eks ole. Kilpkonnadega on see häda, et nad tõepoolest ei tee midagi ja kui sa lõpuks märkad, et kuule, sa ei ole midagi teinud, et püüad talle mõne ülesande anda, siis tavaliselt ta ütleb, et kui ma ei saa teha, mul on praegu see asi teha ja too asi teha ja äkki saad hoopis ise mind aidata, et siis selle järgi saad sa nagu näpust kinni, et ta kohe ei taha võtta ka ülesandeid vastu. On küsimus alati, et kuidas see kilpkond siis tööle saada. 2 moodi saab kilpkonna tööle. Esimene on see sama, mis ma soovitasin ka selle nii-öelda passiivsega, eks ole, et anna talle hästi pisik ülesanne. Nii pisik ülesanne, et sellest keeldumine on nagu raske, eks ole. Ja kui selle vastu võtab ja ära teeb, siis ta võib saada positiivse elamuse. Ta sai mingi tulemuse. Ja võib tunda ennast enesekindlamana ja tahab teha edasi. Sest see, miks keegi kilpkonna rolli sattus, me ei pruugi teada. Üks on see, et ta on teadlikult läinud kilpkonna rolli, et ta lihtsalt ei viitsi teha midagi laiskvorst,
Aga võib-olla ka sellepärast, et ta tunneb, et ta ei oska, eks ole. Et võib-olla see esimene ülesande, mis ta tundub talle nii suur, et ta ei oska kuskilt nagu läheneda sellele ja ta ei julge öelda, et ta ei oska, eks ole. Ja me ei tunne teda nii hästi, et saada aru, et see oli ta andsime talle ülesande tema nõrkuse nurga peal, eks ole. Et siis teine võimalus nagu kilpkond tööle saada on see, et pakkuda talle abi. Teeme koos. Hakkame sinu seda asja koos tegema. Ja ka sellest koos tegemisest on nagu hästi raske tegelikult keelduda. Ja kui te ikkagi on tükk aega teile, vahel juhtub see, et kilp on ikkagi nagu vajab teid eemale ja ikkagi lõpuks ei hakka tööle. Aeg-ajalt tuleb meeskonnas mõned liikmed välja vahetada. Et nad ei hakkaks teiste motivatsiooni, teiste moraali alla kiskuma. Et kui te ikkagi tööle ei hakka, siis võib talle mingil hetkel anda mingi tähtajad selleks ajaks, me proovime. Ja kui ikkagi ei tule välja või sulle ikkagi tunned, et üldse ei meeldi, et siis sa tõesti ei pea siin meeskonnas olema. Sa võid rahulikult välja astuda ja öelda, et tšau, me ei solvu, et me otsime kellegi sinu asemele ja saame oma asjad tehtud. Ei ole üldse tähtis, mis põhjus on. Vahel on põhjus see, et ma ei tea, koolitööd on palju või ma ei tea, üks vanematest on haige ja peab kodus abistama või mis iganes on. Et 100 asja võib olla, miks see nii on. Aga kui ta meeskonnas on kilpkonna rollis, siis ta hakkab teiste tööd takistama. Nüüd lähme selle skaalapidi üles sinna selle kaisukaru juurde. Kuna kaisukarule on tähtsad suhted ja eesmärgid ei ole talle tähtsad, siis võib juhtuda seda, et teda hakatakse ära kasutama. Ta ise on ka hullult abivalmis. Ta tahab ju kõigiga sõber olla, ta taha kellega tülli minna. Ja kui keegi tuleb, ütleb, kuule, kas sa saad mind aidata? Siis ta, jaa, ma saan sind aidata. Siis ta juba järgmine, kuule, kas sa mind saad aidata? Ikka saan aidata. Siis me oleme ju head sõbrad, kui ma aitan sind. Ja lõpuks on see, et ta teeb kõikide asju ja oma asju teeb öösel ja nutab, eks ole. Ja see ei ole hea. Et mõjus ka, et kui kaisukara mingil hetkel saab aru, et teda ära kasutatakse, siis ta võib plahvatada ja siis on neid tuuste kõik kohad täis ja selle kokkukorjamine pärast see lappimine nagu hästi-hästi raske. Et sellepärast, kui te märkate, et teil on meeskonnas kaisukaru tüüpi inimene ja jälle tuleb üks ja teine tema juurde, et kuule, kas sa saad mind aidata, astuge palun sinna vahele. Öelda, et kuule, stopp. Et ta teeb praegu minu asju, et rohkem ülesandet talle praegu anda ei saa. Aga et kaitske oma kaisukarusid, et nad ei tõmbaks ennast lõhki. Need on natukene seda rohelist tüüpi inimesed ja neid tuleb natukene selles mõttes kaitsta. Teise serva tuleme siia alla, kus on eesmärgid ülitähtsad ja suhted pole üldse tähtsad. See on hai-tüüpi inimene. Et hai-tüüpi inimesed on need, kes võtavad ette nagu pöörasid väljakutseid, kes vahepeal panevad nagu läbi seina, kui vaja on ja nende ära kasutamise, kui seda tüüpi inimene nagu meeskonnas on nagu need hetked, kus on vaja lühikese ajaga mingi tohutu tulemus saavutada, siis seal need inimesed on üliefektiivsed. Loomulikult nad lähevad jube kergesti teistega tülli, sest neil ei ole suhted üldse tähtsad. Vanasti kuldsel keskajal oli jesuiidid, kellel oli see eesmärk pühendab abinõu oli nende deviis. Et see hai võib sattuda oma nagu kõige allemas päevas nagu just sellesse kohta, kus ta ei hooli nagu suhet, ta paneb kõigist nagu üle, aga ta saab oma asja tehtud. Et kasutage neid efektiivsetes kohtades, need, kus vajatakse kiiret tegutsemist, kus võib-olla on mingi raske asi teha, aga hoidke neid ohjes. Vaadake, et nad ei hakkaks teistele pähe istuma. Et seal võib tulla aeg-ajalt see staaritsemine. Ilma minuta ei oleks üldse midagi tehtud saanud. Ilma meieta ei oleks sul seda ülesannet. Et tuletage talle seda meelde, et aitäh sulle, et sa selle praegu ära aitasid teha, aga ära aja nina püsti, et sa oled meeskonna liige. Ja siis viimane on see, kellel nii suhted kui eesmärgid on tähtsad, on need öökuli tüüpi meeskonna liikmed. Et tema suudab vajadusel olla liidri rollis, suudab vajadusel olla meeskonnamängija rollis, et olla see abistaja, eks ole. Et ma ei taha öelda, et kõik peaks selles suunas, tasakaalustatud suunas nagu püüdma liikuda. Lihtsalt oleks hea, kui oleks meeskonnas vähemalt üks selline inimene, siis tema suudab natukene ajakavast kinni pidada, ta suudab natukene kokkuleppeid hallata, suudab vajadusel ühele vastu pead anda või teisele pai teha ja kangutab võib-olla seda kilpkonna ka lahti. Et vaadake, kui teil üks inimene on selline tasakaalus inimene on kambas, et siis sellest on meeskonnana nagu hästi suurt abi.
mida nüüd teha? Mõned nipid ka on ju lõpuks veel, et lubasin, et 10 nippi võiks teile anda. Et nippidega on kahjuks see lugu, et nad tihti peale jäävad kuidagi tähelepanuta. Tundub küll, et nad on juba lihtne, aga tegelikult ei ole. Ja me ei võta neid asju kasutusele, aga sellegi poolest vaatame. Esimene nipp on see, et seesama see eesmärki seadmine. Pange kirja, mis on hea tulemus. Selle kambaga tahame teha seda asja, mis on hea tulemus. Isegi, sest et kui meil kõigil on peas mingi nägemus, mis on hea tulemus, siis see võib totaalselt erinev nägemus olla. Ja siis on lõpuks äkki see, et kõik meeskonnaliikmed teevad täiesti erinevat asja. Ja see ei ole nagu hea. Et pange kirja, mis on hea tulemus. Et kui me selle saavutame, siis on nagu hästi. Ja mida võiks veel arutada, on muidugi see, et kui te olete selle meeskonnaga juba midagi teinud koos, siis võiks mõelda juba ka seda, kas see hea tulemus on piisav või me tahaks äkki eriti head tulemus, suurepärast tulemus. Et siis peaks kirjeldama ka selle suurepärase tulemuse. Et mis on sellest heast veel üks samm edasi. Me hakkame liikuma selle hea poole, aga peame silmas ka seda, et selle suurepärase saavutamine oleks veel ägedam. Aga siin on üks lihtne asi. Kokkulepe. Me oleme meeskonnas selle läbi arutanud, me oleme selle paberile pannud ja kõik saavad seal sellest kokkuleppest ühtemoodi aru. Teine nipp, kui te olete meeskonnas juhi rollis, olete liidri rollis, olete infojagaja, olete vedaja, teiste arendaja, mis iganes, olge kannatlik. Muutused ei sünni üleöö, supertulemused ei tule üleöö. Et siin on nagu meeskonna arengu 8 etappi. Ragnar Saksin kunagi käis selle pildi välja, super inimene nagu. Et ta on nii startupina tegijana, ta on praegu Tehnopolis nagu huvitavate meeskondade arendaja juht, et vägev. Aga Ragnar ütles seda hästi lihtsalt. Et esimesed 3 etappi, see, et me aksepteerime üldse, et meil on meeskonnas need inimesed, et jah, sina oled seda tüüp, selline inimene, sina oled selline inimene, sina oled see inimene, et me oleme suhete kokkulepped sõlminud, kuidas me üksteisega käitume, püüame seda jälgima hakata. Ja nüüd, kui hakkab usaldus tekkima, siis meil tekib grupp. Sellega võib minna päris palju aega. Selle aja jooksul võib tekkida juba see, et me peame koos tööle hakkama, meil tekivad esimesed kilpkonnad, me vaatame, kas nendega tegeleme või esimesed haide, vaatame, kas nendega tegeleme. Et see grupi tekkimine on nagu hästi tähtis. Nüüd, kui üks grupp tekib, siis võib juhtuda, et isegi kui me leppisime kokku, kuidas me selle asja teeme, meil on mingi tegevusplaan, meie sinised on öelnud, et paneme plaani paika, siis tegelikult me veel nii hästi üksteist ei tunne, meil veel tegelikult koostöö ei sünni, et spontaanselt hüpped, üks teeb ühe, üks teeb teine, ma tegin nii laheda asja, et ikkagi veel aeg-ajalt tekivad need kohad, kus meil on mitte koordineeritud asjad. Aga edasi kokkulepped muutuvad järjest paremaks, tekib mingi süsteem, läbi süsteemi, süsteemse tegutsemise meil tekivad paremad teadmised ja oskused, ka nende samade kokkulepetest kinnipidamises osas, mis me alguses sõlmisime. Ja nüüd tekib see mänguilu. Nüüd meile meeldib selle tiimiga neid asju koos teha, sest meil on nii lahe tiim. Me teeme kõiki neid asju, mis me kokku leppisime. Me saame iga kord natukene parema tulemuse, kui me oleme alguses kokku leppinud, odanud. Ja siis mingil hetkel tekib nagu narnia. See on see sünergiline, ootamatu tulemus. Võib-olla isegi veel parem kui see suurepärane tulemus, mille me enne defineerisime. Aga see võtab aega. Me ei saa seda oodata üleöö. Isegi kui me oleme varem selle meeskonnaga koos töötanud. Kolmas, et kui me hakkame asju koos tegema, siis selgelt mingisugused asjad hakkavad meid takistama. Ja see usalduse puudus on nagu selle püramiidi vundament. Kui püramiidi tipus on see super tulemus, siis see vundamendi osa on see usaldus. Kas meil tekkis see grupp, kas me meeskonna liikmetena aksepteerime, austame üksteist, usaldame üksteist. Kui see on olemas, siis kõike muud saame ka peale ehitada. See konflikti hirm ei tähenda mitte seda siin, et me läheme tülli, vaid konflikti hirm tähendab seda, et meil on ideede vähesus. Kui keegi ütleb, näiteks on meil mingi probleem, meil on vaja midagi leida lahendus, üks ütleb, teeme nii ja kõik on kohe nõus, sest nad ei taha taga tülli minna. Mul on endal tegelikult hoopis parem mõte kui see, mis ta ütles, aga kui ma selle välja ütlen, siis pärast valitakse minu idee, tema vaja valitud hakkab mu peale nagu viha pidama või siis mis veel hullem, et ikkagi valitakse tema idee, mitte minu idee, pärast kõik mõtlevad, kus loll siukse asja pakkus välja. Meil on sees nii palju hirme.
Me kunagi oma firmas ühes tegime seda, et me otsustasime, et me ei võta vastu ühtegi lahendusotsust, enne kui meil on vähemalt 3 varianti, kuidas laual, kuidas seda lahendada võimalik on. See oli hästi huvitav hetk. Ülo Vooglaid on kunagi öelnud, et te ei saa vastu võtta head otsust, kui teil on ainult üks võimalik lahendusvariant. Siis on teil selg vastu seina, kas ma teen või ma ei tee. Siis on see otsus. Aga tavaliselt kõige esimene mõte, mis pähe tuleb, on kas väga ajamahukas või väga palju raha nõudev. Et selles mõttes me peaksime edasi mõtlema, kuidas veel saab. Ja kui meil on mitu lahendusvarianti, siis me saame nende vahel kaaluda. Sinised rõõmustavad, siis neil on mille vahel nagu plusse või miinuseid nagu võrrelda. Pühendumise osa on hästi selge loomulikult, kui me oleme otsustanud, me teeme seda, siis peaks seda tegema. Ja kõik peaks nagu täiega panustama. Kui ma esialgu ütlesin, et juhi asi on kokkuleppeid jälgida, siis siin tegelikult see kohustamine tähendab seda, et kõigi meeskonna liikmete asi on kokkuleppeid jälgida. Ja igal ühel on õigus öelda, et kuule, mulle tundub, et siin me ei tee seda asja, mis me kokku leppisime. Kui meeskonnas on sellised suhted, kus igaüks võib tõsta käe öelda, et mulle tundub, et me siin oleme nagu viltu pannud või et mulle tundub, et sa ei jõua nende asjadega, et kas me võime mõelda koos, kuidas me saaksime seda kiirendada, seda protsessi. Et siis on meeskonnas head suhted ja siis liiguvad asjad ilmselt hästi. Ja ka on viimane probleem võib olla see just, et ma tegin oma tüki ära ja mind ei huvita nagu, eks ole. Meeskonnatöö ei ole valmis ühegi meeskonna liikme jaoks, kuni lõpptulemus ei ole saavutatud. Siin all see raamat, see 5 põhjust, mis meeskonnad ei toimi, väga soovitan lugeda. Patrick Lencioni on võrratu autor, võrratu juhtimismõtleja ja eesti keeles see raamat on täiesti olemas. Inglise keeles loomulikult on olemas ka, et väga kihvt raamat. Nüüd liidrina juhina te olete oma tiimil alati abiks ja siin on 3 lihtsat tööriista. Esimene on suur pilt. See on see suurepärane tulemus, kuhu poole me liigume ja see tuleb vahepeal meelde tuletada, eriti siis, kui motivatsioon hakkab maha kukkuma. Teine asi on, et me peame vahepeal nagu mõõtkavad andma. Kas me praegu oleme teise etapi lõpus või et ma ei tea, meil on 3 osapoolt siin, nemad arvavad seda, eks ole. Et see annab nagu õiged asjad, tunne läheb õigeks, eks ole asjad. Ja 3. on just see, et me lepime mingites kokkulepped ja kõige hullem on see mingi organisatsioonisisesed mingisugused 3-tähelised lühendid või 4-tähelised lühendid, millest üksi teine aru ei saa, ainult teie tiim saab aru. Kui oma tiimis saavad kõik ühtemoodi aru, siis on okei. Me seda välja vaatame, et kui me näiteks võtsime vabatahtlikud kampa, et kui me hakkame neid vabatahtlikke hakkame ka nende väljenditega pommitama, aga me ei seleta, mis see tähendab. Et siis nagu võib kõik põlema minna, eks ole. Et ka info edastamise nagu need põhiasjad selgeks. 5. ärme eelda, eks ole, et eeldamine on kõigi läbikukkumiste ema, eks ole. Et kontrollime üle, kas sa tead, kas me saame ühtemoodi aru ja just see, et kas me saame ühtemoodi aru. Kui sa oled kellelegi andnud mingi informatsiooni, rääkinud mingi jutu ära küsi talt lõpuks, kas sa said aru, sest ta siis vastab jah, ega ma rolli ei ole. Küsi talt, et räägi mulle oma sõnadega, mis sa aru said ja siis selgub tõde, kas ta tegelikult sai aru või mitte. Ehk siis kontrolli arusaamist ja sõlmi kokkulepped. Vajadusel pane kirja, võta allkiri minu pärast, eks ole. Tegelik otsustaja, eks ole, aeg-ajalt me räägime valed inimestega. Ja peaksime välja selle just välja räägima, et kas me saame aru, et see inimene, kellega me räägime, et tema saab teha selle otsuse, mida me tahame saavutada. Kui me ei räägi otsustajaga, aga me ei saa otsustajaga otse ligi, siis me peaksime saama aru, et kas see inimene, kellega me räägime, saab otsustaja ligi ja millist informatsiooni me peaksime nüüd edastama. Sest kui mina räägin kollasega, aga otsustab punane, kellele kollane peab informatsiooni edastama, siis ma pean andma sellele kollasele sellise informatsiooni, et kollane saab minna ja öelda, näe, armas punane, siin on see, siin on see, siin on see, mis on sinu otsus, eks ole. Et me peame selle vahelüliga arvestama. Ja aeg-ajalt võib juhtuda seda, et kusagil on mitteformaalsed liidrid. Kui need mitteformaalsed liidrid ütlevad hea mõte, siis on kõik teised ka pool. Et siis on sama need passiivselt poolt olijad. Need üles leidma. Siis liigub 60% ülejäänud ka meie kampaania. Teie, meie
jube lihtne tekkima, ka meeskonna sees. Meie siin teeme, teie ei tee, on ju. Hea oleks loomulikult, kui see teie on esialgu meeskonnast väljas. No kõige paremast muidugi, kui teie mehed üldse ei tekiks, eks ole. Aga põhimõtteliselt seda aega kasutatakse ka meetodina, kuidas ühte meeskonda lugeda. See teie on väline vaenlane ja välise vaenlase vastu meie ühineb meelsasti. Aga nüüd on, et sellega ei tohi nagu väga kauaks, ei tohi sinna kinni jääda. Et aeg-ajalt, ma ei tea, mingisuguse asjas on võistlevad meeskonnad näiteks. Et kumb rohkem saab mingid asja, siis on need teied ja meied. Aga lõpuks me ajame ühte rida, võitleme ühe asja eest. Ja siis me peame mingil hetkel tooma, kui meie meeskond on nüüd hästi ühinenud, hakanud koos tööle, siis nüüd me peame sellest teie osast sealt lahti saama. Kui te läksite seda teed, et alguses kasutasite välist vaenlast selle ühendajana, et siis peaks võtma mingil hetkel seda nagu kokku tõmbama. Oleme lõpusirgel. Uurige pehme manipulatsiooni kunsti. Eks ole? Siin on 6 taktikat, kuidas jahi saab. Ma jagan pärast neid slaide ka, et ma tean, et te registreerite, andsite ma need meiliaadresed, ma loodan, et te saate pärast need slaidid kõik kätte. Või siis küsige otse minu käest, et elmo.puidet@viljandimaa.ee, et ma saadan teile slaidid, kui tahate. Aga Robert Cialdini on üks nagu neid, keda ma soovitan uurida. Eesti keeles on ka tal hästi mitu raamatut, et seal on just need, õppige mõned taktikad, mõned tööriistad selgeks ja proovige neid kasutada. Et kuidas saada inimestelt jahtet. Ma ei hakka neid praegu siin läbi käima, nagu see ei ole nagu hetkel tähtis. Jätke meelde Robert Cialdini raamatud ja just, et seda pehme manipuleerimise kunsti natukene õppida. Miks vahel ei tule välja? Hästi puhtalt liidritid ei ole. Meeskonnal peab olema liider. Keegi peab võtma natuke rohkem vastutust, et seda meeskonda koos hoida. Ja veel tihedamini juhtub, et me ei saa aru, miks me koos käime, mis asi see on, mida me ajame. Et see eesmärk või see ülesanne tuleb ära kirjeldada, aga see peab olema nende kooskäijate jaoks, selle meeskonna jaoks huvitav, iga ühe jaoks huvitav. Ka kui kõik teevad ainult oma tükki, siis see ei ole meeskond. Siin on töögrupp, siis tuleb hoopis teistmoodi läheneda. Valed tähtajad, paneme liiga lühised tähtajad, me ei oska arvestada ressursse. Teinekord on raha vaja, teinekord on aega vaja, teinekord on vaja veel inimesi appi. Tuleb läbi arutada kõige parima kogemuse koha. Ja motivatsioon on madal, on puudu. Kui motivatsioon on meeskonnas madal, tehke vahepeale mõni meeskonna tööüritus. Tõesti, tehke koos matkale, käige tantsimas, kui mingi visake mõulingut, käige uisutamas, tehke midagi koos, et see kamba tunne tuleks tagasi. Kui kamba tunne tuleb tagasi, siis elamus on nõus jälle edasi panema. Isegi kui on raske. Ja miks tuleb hästi välja, on hästi selge, et eesmärk on kõigil üks, on selge. Keegi võtab alati nagu selle vastutuse vedada ja kommunikatsioon toimib. Info liigub. Kõik on kursis, mis toimub, kus me parasjagu oleme, kui kaugel, mis meil puudu on, mis meil üle on, mis meil hästi on. Ja tööjaotus on selge ja üks asi, mis eestlastele eriti ei meeldi, on see, et mulle ei meeldi abi küsida, et ei saa arvata, et ma olen rumal või ei oska. Abi peab küsima. Kohe, kui abi vaja on ja abi peab pakkuma, kui teised näevad, et sul oleks abi vaja, siis palun pakku abi. Kui sa lähed ja pakud, et kuule, ma vaatan, et sa ei saa ilmselt õigeks ajaks valmis oma asjadega, siis see ei tähenda seda, et ma hakkan sinu eest tegema seda, vaid seda, et ma olen valmis arutama sinuga koos, kuidas seda paremini teha saaks, kuidas seda kiiremini teha saaks. Me arutame koos, keda siia veel vaja oleks, mitte see, et ma hakkan sinuga koos meeleheitlikult tegema, või hakkan sinu eest tegema asja. Pakkuge abi. Ja see stakeholderid selged on, et me saame aru just, et kes on kasusaajad, kes on osapooled ja iga ühe roll on nagu selgeks. Ja kindlasti tähistage väikseid võite. Ka see, kui te teete oma tegevuskava, pigem tehke sinna väiksed sammud. Väikese sammuga on selge, lihtsam hakkama saada. Väikeste sammudega liikumises te tegelikult liigute kiiremini kui siis, kui te olete hästi suured etapid, aga me seal vahel ei saa aru täpselt, kuidas seda tegema peab. Väiksed sammud ja kui midagi on hästi läinud, tähistage.
öelge, meil on äge tiim, me saame hakkama, paneme nüüd järgmise sammu juurde. Ja niimoodi need asjad liiguvad. Lõpusoovitus. Arendage oma neid liidrioskusi ja kuulamisoskus ja info edastamisoskus on üks neist. Ja ka see, et ma õpin neid inimtüüpe tundma, ära aru saama, kes mul vastas on, et kellega ma räägin ja ma siis oskan talle paremat informatsiooni edastada. Ja kui võimalik on võtta vastutust, tõstke käsi, öelge, ma tahan proovida seda vastutuse võtmist. Läbi selle õpite kõige paremini. Ja kui te teate, et see on esimene kord teil, öelge kohe oma meeskonnale, ma olen esimest korda selles rollis, ma vajan teie tagasisidet, et ennast parandada. Ma vajadusel räägin teile oma nõrkustest, ma räägin teile, mida ma juba oskan, et te saaksite mind jälgida paremini ja mulle tagasisidet anda. Avage ennast rohkem ja paluge tagasisidet ja te saate liikuma. Ja alati juhil on visioon. Juht tuletab meelde, mis on kokku lepitud eesmärk ja asjad lähevad paremini. Vajadusel võtke keegi appi, võtke omale mentor, võtke omale coach. Kindlasti keegi oskab teile soovitada, kes see võiks olla, et teil oleks kellegagi arutada ja asjad liiguvad. Võt sellised jutud. Mõni raamat ka äkki, et hea küsimus siin tuli, et kuidas anda tagasisidet nii, et teine inimene ei solvuks. Üks nipp on see, mida kasutab seal samas Patrick Lencioni oma raamatus kasutas, oli meeskonna ülene tagasiside. Ehk siis tiim võeti kokku, pandi istuma ringi, lauad vahelt ära, toolide peal istuvad kõik. Ja iga meeskonna liige ütles igale teisele meeskonna liikmele, et see asi, seda sa teed väga hästi. Tänu sellele on meil koostöö hea või et mul on väga meeldiv näha, kuidas sa panustad oma meeskonda, eks ole, see tulemusse. Aga seda võiksid sa teha natuke teistmoodi, et meie koostöö oleks parem. Ja niimoodi käiakse läbi kõik inimesed annavad kõikidele 2 tagasisidet. Seda teed väga hästi ja seda võiks teha natuke teistmoodi, et siis meie koostöö oleks parem. Ja nüüd see, kes seda tagasisidet parasjagu saab, nüüd siin on nagu see kõige tähtsam kokkulepitud reegel, selle ringi kokkulepitud reegel. Tagasiside saaja, temal on õigus ainult öelda aitäh. Kogu lugu, mitte midagi rohkem. Miks see niimoodi on seatud, on hästi lihtne põhjus. See, kes meile tagasisidet annab, tema näeb meid ühtemoodi. Tema meie seda varjatud, mina ei näe ja nii edasi. Ta ei pruugi isegi näha palju asju, kuidas me mingid asju tegelikult teeme. See on tema arvamus minust. Ja mina nüüd seda vastu võttes saan teada, et keegi suudab minust arvata ka nii. Mingi õigustamine selles, mul oli see päev all päev või no ma küll ei ole teinud nii. See ei aita, teisel inimesel on juba mingisugune pilt kujunenud. Ma võtan endale vastutuse, et ma saan teada, kuidas teised suhtuvad, kuidas teised mind näevad, minu pime ala väheneb. Ja nüüd kui ma olen kõik selle info kätte saan, siis ma saan teha otsused enda sees. Millist käitumist ma natukene muudan ja kus ma ilmselt pean lihtsalt nagu seda varjatud mina avama natukene rohkem ja rääkima võib-olla mingit taustadest, miks ma mingeid asju nii või naa teen. Aga see ei toimu selles ringis ainult öeldakse aitäh. Ja see reegel on enne kokku lepitud. Kuidas veel seda tagasiside andmist niimoodi teha, et teine ei solvuks, on puhtalt alguses lepitakse kohe kokku. Me vaatame tagasisidet, me kumbki ei solvu, sest see on ainult see, kuidas mina siin näen, sellele ei pruugi midagi olla tegelikkusega nagu kokku puudet, aga et ma annan tagasisidet, kuidas ma siin näen ja sina palun anna tagasisidet, kuidas sina mind näed. Teinekord on ka see, et sellel liidril on veel kõige pimedam alal. Talle üldse keegi ei räägi, mis toimub. Et leppige need reeglid kokku. Ma olen valmis tagasisidet saama, isegi kui see tundub mulle valus või vale, aga et ma ütlen sel hetkel, et aitäh, ma mõtlen sellele järgi, nagu kuulsin, ja püüan teha järgmine kord teistmoodi. Või siis, et ma püüan ennast parandada lihtsalt, sa ei pea ütlema, et ma teistmoodi teha, sest äkki ei ole vaja teistmoodi teha, äkki on vaja lihtsalt
järgmine kord enne samasuguseid asju tegema hakkamist vaja lihtsalt rohkem informatsiooni. Mõned raamatud siin, mida soovitan lugeda. Simon Sineki esmalt küsi, miks on puhtalt eesmärgi seadmise raamat. Kuidas seada eesmärki, kuidas seda koos arutada, sest see miks on teie motivatsiooni alus. Kui ma saan aru, miks ma seda asja teen, siis mu motivatsioon on kõrge. Blair Singeri see väikse aja taltsutamine on iseendaga tegelemine. Kuidas ennast liikuma saada, kuidas ennast enesedistsipliini tõsta, kuidas ennast paremini kehtestada. Ja teised kõik asjad ka, et võtke vahepeal lugege natukene. Ei pea kohe võtma ja raamatut algusest lõpuni läbi lugema, aga kui te ka tüki kaupa liigute, siis on see igal juhul alati kasulik. Selline lugu. Kell sai pool olnud, natuke isegi rohkem. Et kui kellelgi on veel küsimusi, võib mulle täitsa vabalt kirjutada.